Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast tagasi. Mina ei tea, kas teie meid igatsesite, meie teid igatahes igatsesime. Räägime asjast, saade on uuesti eetris, nagu me iga suvi tegime, ka see suve pausi. Ja see suvi võib-olla natuke pikema, kui vaatajad oleksid olnud nõus. Aga siin me oleme. Oleme stuudios Mart Helme ja mina Martin Helme, nagu näete. Meie presidendikandidaat on ilusti lipsustatud ja mina ikka veel suviselt pusas. Aga rääkida on meil palju, suve jooksul on olnud päris palju sellist tühja tallamist ja toimetamist, aga ma loen teile meie teemad üles, et meil kõigepealt loomulikult räägime presidendivalimistest, millest veel. Räägime Ülle Madisest ja tema rollikonfliktist, räägime sellest piinlikkusest, mis siin kõik jant on toimunud suve jooksul. Siis me räägime sellest, kuidas me elame nõukogude aegses sellises majanduskasvus, et Statistikaamet avastas tagantjärgi, et majanduskasv on olnud viimasel 5 aastal palju parem kui siiamaani öeldud ja üleüldiselt on teil kõigil taskus võit nagunii juba kevadisest maksumuudatusest, nii et küllap te kõik ise ka saate aru, kui hästi te elate. Nii nagu nõukogude ajal propagandaga asfaldiauke ei täideta. Ja kolmas teema, välisteema on immigratsioon. Me oleme üle 10 aasta rääkinud, et immigratsioon on meie ajastu eksistentsiaalne kriis, milleks ei ole kartellierakonnad, peavooluerakonnad absoluutselt valmis midagi ette võtma, et seda kriisi kuidagi leevendada, ära hoida. EKRE on sellest kogu aeg rääkinud, sellest aru saanud, sellest hoiatanud. Meil on korraga Eestis immigratsioonikriis ja meil on korraga uuesti Euroopas immigratsioonikriis, see, mis toimub Marokos ja Ceutas, on õõvastav, aga meedia igaks juhuks sellest ei räägi meile. Meie räägime. Aga tuleme kõigepealt kodukamarale. Presidendivalimised on meil nii-öelda valimised, mingeid valimisi meil ei toimu. Ja need presidendivalimised siis minu meelest jälle toovad väga selliselt reljeefselt esile kogu meie poliitilise süsteemi, kuidas ma nüüd ütlen, roiskumise. Alates sellest, kuidas meil on toimunud mingisugune selline muundumine, kui me mõtleme, kui veebruaris ja aprillis räägiti, et millist presidenti Eesti otsib, siis oli tingimata vaja, et oleks välispoliitika ekspert. Oli vaja, et oleks julgeolekupoliitika ekspert, maailma nimi, rahvusvahelise suhtlemise kogemus. Kas me saime sellise kandidaadi Ülle Madise näol? Ei, me ei saanud sellist kandidaati Ülle Madise näol. Siis meil käis suve läbi mingisugune jant ja trall ja tants, ise nimetatud kandidaadid esinesid siin, vahepeal oli aeg, kui iga nädal tuli uus kandidaat välja, kes põhimõtteliselt oli sõpradega kuskil lõkkeõhtul, ma ei tea, õlut joonud ja grillinud ja jõudnud kambakesi järeldusele, et nad oleks väga head presidendid ja nimetasid ennast ise presidendiks. Seda protsessi mingil põhjusel meie meedia ja osad Riigikogu fraktsioonid siis aitasid legitimiseerida või teesklesid sinna juurde, et see on kõik kuidagi tõsiselt võetav. Ei olnud tõsiselt võetav. Siis meil on probleem selles, et Ülle Madise õiguskantslerina põhiseaduse järgi ei tohiks kandidaat olla muidu, kui ta paneb kõigepealt õiguskantsleri ameti maha. Ja milles see konflikt on, milles see rolli ja huvide konflikt on? Riigikogu on kõrgeima võimu kandja ehk rahva poolt valitud ja Riigikogu üle ega keegi eriti rohkem järelevalvet ei tee kui valimistel rahvas. Siiski üks institutsioon on, see on teine põhiseaduslik institutsioon, see on õiguskantsler. Õiguskantsler kontrollib, kas Riigikogus vastu võetud seadused on kooskõlas põhiseadusega, ta on meie kontrollija. Ta on ka tegelikult Riigikogu liikmete kontrollija, sest me oleme näinud siin, kuidas õiguskantsler on see, kes tuleb Riigikokku ettepanekuga ära võtta kelleltki saadiku puutumatust. Ja see on tegelikult see tema kontrollimehhanism. Aga eelnevalt, ja ta on kuritarvitanud seda kontrollimehhanismi näiteks Gert Kingo puhul, aga ka mõnede teiste puhul, eelnevalt peab ta veenduma, et tõepoolest on olemas juriidiline alus, et on toimunud seesugused rikkumised, et need annavad aluse teha ettepanek saadiku puutumatuse äravõtmiseks. Et see tema kontroll tegelikult Riigikogu üle on selles mõttes mõnevõrra piiratud, aga see on olemas. See on olemas, see tõesti. Ja selgelt Eesti põhiseadus ja ka õiguskantsleri seadus
nõuavad, et ta oleks sõltumatu oma järelevalve kontrollis ja erapooletu. Ja nüüd on tema oma selles järelevalvaja rollis tulnud Riigikogusse ja hakanud endale taotlema hääli. Ja see... Isegi taotlemine on olnud ju selline, et noh, ma olen võrrelnud seda ka ükskord juba ühes intervjuus selle vana tuntud looga, kuidas kukk ajab kana taga ja kana siis jookseb eest ära, aga vaatab ikka õla kogu aeg tagasi, et ega ma liiga kiiresti ei jookse. Tema häälte taotlemine oma toetuseks, et teda üles pandaks kandidaadiks ja Riigikogus ära valitakse, on täpselt olnud seesugune, ei no ega mina midagi ei taha, ei no ega mina ei kipu presidendiks, aga kui on toetus, no siis ma kaalun seda ja ma olen valmis siis selleks. No see on niivõrd tülgastavalt silmakirjalik ja niivõrd tülgastav kokkumäng teatud poliitiliste jõududega, eelkõige liberaalsete poliitiliste jõududega, et siin ei saa rääkida absoluutselt mitte mingisugusest presidendi kandidaadiks olemisest. See on kokkumäng, et president ära määrata. No vot, ja mis muidugi veel, meie ei toeta Ülle Madiset põhimõtteliselt väga paljudel põhjustel, et protsess on ainult üks põhjus sellest. Et me ei toeta teda sellepärast, et ta on tegelikult jätnud oma töö tegemata ja jätnud põhiseaduslikult Riigikogu liikmed immuniteedi kaitseta, kui prokuratuur on tegelenud poliitiliste asjadega. Ta on korduvalt ise väljendanud, et tema ongi meil Eestis e-valimiste maaletooja ja innukas toetaja, ehkki ta on tänaseks päevaks tegelikult sisuliselt ainus inimene, kes saaks e-valimised suunata Riigikohtusse põhiseaduslikule järelevalve kontrollile. Ta ei tee seda, sest tema ütleb, et talle meeldivad e-valimised. Ta ongi e-valimiste nii-öelda ämmaemand ja kaitseingel. Ta on laste ombudsmanina läbi kukkunud. Ta on näinud Marko Mihkelsoni pilte tema alaealistest kasulastest ja ta ei võtnud mitte midagi ette sellega. Mitte midagi ette ei võtnud sellega. Võttis küll, aitas kinni meid. Aitas kinni, jah, täpselt ütles, et siin tuleb ikkagi vaadata, et avalikkus liiga palju tähelepanu asjale. No, et lapsed kannatavad selle protsessi läbi. Just. Pöörab täiesti pahupidi. Absoluutselt. Ta on alati, kui on näiteks tuulikute küsimustes pöördunud inimesed õiguskantsleri poole, et saada abi, kui omavalitsused sõidavad eraomandist üle või kui omavalitsused sõidavad planeerimisprotsessist üle, ta on alati lolli mänginud. Ei vot ikka niipidi ja naapidi ja hea õigusprotsess peaks välja nägema nii, aga mina ei saa midagi teha. Mina ei saa midagi teha. Kui tahate, pöörduge kohtusse, no mida inimesed ongi teinud. Ühesõnaga õiguskantslerina on ta olnud selline juriidiline ninanokkija, kes ei ole kunagi üheski küsimuses tegelikult see sõltumatu inimestele riigivõimu kuritarvituste eest appi tulev inimene olnud. Ta ei tee seda tööd, ta ei ole teinud seda tööd ja nüüd ülendatakse seda, edutatakse seda selle eest, tahetakse edutada presidendiks. No veel üks tegelikult Eestis küllaltki arvukas elanike grupp, see on puuetega inimesed ja raskesti kasvatatavad lapsed ja kõik muu. Ja minu poole ja ma usun, et ka sinu poole on pöördunud väga paljud inimesed praegu selle kampaania ajal või see presidendivalimiste ringmängu ajal oma kogemustega sellest, kuidas nad on pöördunud korduvalt ja korduvalt õiguskantsleri poole, et saada abi ka puuetega inimeste küsimustes ja oma pretensioonides hooldekodude vastu ja nii edasi ja nii edasi. Need kõige abitumad inimesed, kes on oma elutöö ära teinud. Ja kelle jaoks ta ongi. Ja kelle jaoks ta on, täpselt nii. Ja vastus tuleb alati, et tema ei saa midagi teha. Ühesõnaga, ma olen 3 ministeeriumis töötanud. Ma tunnen väga hästi Eesti ametnikke ja Eesti ametnike hingeelu ja käitumislaadi. Ja see on kokkuvõetav ühe ainsa lausega. Leida põhjendused, miks midagi teha ei saa. Ja võt Ülle Madise on täpselt see Eesti ametnike tüüp, kes briljantselt oskab leida põhjendused ja ka paragrahvid sinna juurde, miks ta midagi teha ei saa. Kuidas ta ei saa inimesi aidata, ehkki ta on ametis selleks, et inimesi aidata. No siin me jõuame nüüd teise asjani, et tema on jokk inimene.
tema on jokk inimene. Kui ta oleks tahtnud kandideerida presidendiks, oleks ta pidanud kevadel ütlema ja tema juures käidi kevadel, me teame ju Riigikogus, me kõik teame, mis siin toimub, kes kellega räägivad. Tema juures käidi kevadel ja öeldi, et tule, anna nõusolek kandideerimiseks. Ja siis ta hakkas peituse mängu mängima, et ei, mina olen sõltunud, mina ei saa sellist, mina ei taotle mitte midagi, mina ei taha mitte midagi. Ja miks ta tegi seda? Ta tegi seda selle jaoks, et teda ei oleks võimalik avalikkuses käsitleda presidendikandidaadina ja sellega seoses või selle tõttu siis või selle abil siis saab ära hoida avalikud rünnakud tema suhtes. Igaüks hakkab midagi tema kohta nokkima, kas või seda, et tema isa oli vana kommunist või hakkab midagi nokkima siin mingil muul teemal, sama laste ombudsmanina mitte hakkama saama. Või aga mina olen sõltumatu ametnik, mina ei ole kandidaat, ärge mind praegu tõmmake mingisse poliitilisse madinasse. Ja ta mängis seda peituse mängu põhimõtteliselt kuni viimase minutini. No kuni selle minutini, kui oli selge, et liberaalne front saab tema toetuseks hääled kokku. Just, aga ta oleks pidanud oma õiguskantsleri ameti maha panema, ma tuletan meelde, mina ei ole suur Juhan Partsi poliitilise talendi austaja, aga Juhan Parts oli ka nii nagu samamoodi nagu õiguskantsler on sõltumatu riigiametnik, põhiseadusliku institutsiooni riigikontrollerina ta oli sõltumatu ametnik. Ametisse määratud sõltumatu ametnik. Juhan Parts tahtis poliitikasse tulla, ta kõigepealt pani riigikontrolleri ameti enne tähtaegselt maha ja ütles, ma nüüd lähen poliitikasse. Ja see oli korrektne viis, kuidas käituda põhiseadusele truult. Ülle Madise mängis peituse mängu ja ei pannud ametit maha, vaid istus kahel toolil korraga. Justkui oli kandidaat, aga justkui oli sõltumatu õiguskantsler. Ja seda seadus ei luba teha. Eriti ei luba seda seadust teha olukorras, kui ta ise taotleb hääli Riigikogult, kelle järelevalvajad on see sisuliselt sama lugu, kui ülemus läheb oma alluvate juurde ja ütleb, et tehke mulle palgakõrgendus. Ja. Et mis need alluvad siis aga vaata, kuidas nad mängivad praegu nüüd jälle avalikkuse teadmatusele. Ei, ta ei ole praegu ametis. Ta on praegu puhkusel. Kujutad ette, ta on puhkusel ja seetõttu ta ei ole praegu ametis. Ja seetõttu ta saab kandideerida. No lihtsalt keda te lollitate? No lollikesi püüavad. Aga veel on üks probleem. Ja see probleem on minu meelest jälle, ütleme selles mõttes, see on nüüd juba poliitiline probleem. Nüüd, kui me hakkame võtma aegrida, mida on Ülle Madise avalikkusele öelnud või ka Riigikogu liikmetele või fraktsiooni või parteijuhtidele selle suhtlemise ajal, mis siin on, siis tema ju sellised nii-öelda mahalöödud vaiad, mis tingimustega ta on nõus või mis tingimused temal on vajalikud, et ta oleks nõus, need on kogu aeg pärast tagantjärgi ümber muudetud. Algu ta ütles, mina olen nõus hakkama kandidaadiks, kui ma olen leeride ja koalitsiooni ja opositsiooni ülene. No leeride ülene, meil nii-öelda konservatiivne leer ja liberaalne leer Eestis. Aga kes ta lõpuks üles seadis? Liberaalne leer. Reformierakond, Eesti 200, sotsid. See ongi see liberaalne leer meil Eesti poliitikas, Eesti parlamendis vähemalt. Okei, tegelikult kuulub sinna liberaalsesse leeri veel parlamendiväline erakond, parempoolsed. Me näeme ja nüüd on liitunud sellega siis natukene ka kapist välja tulnud Isamaa, kes sellele liberaalsele leerile appi läks, sest et muidu ei tule hääled kokku. Aga põhimõtteliselt Ülle Madise oli liberaalse leeri kandidaat ja tegelikult oli niimoodi, et Reformierakond otsustas ära, meile ta sobib. Ja siis öeldi teistele, et hakake nüüd tema poolt hääletama. Ja näe, Isamaa hääletab. Isamaa läheb ja hääletab. No vahepeal mängiti ju erilist lolli siin sellega, et püüti tekitada siis niinimetatud valimised. Ja käidi välja veel üks teine, ma ei tea, kas ta on kelluga põllemees või ei ole. Väidetakse, et kõikide ülikoolide rektorid on meil vabamüürlased. Mul ei ole võimalus kontrollida, aga igal juhul selge on see, et liberaalsele frondile vastuvõetav nii-öelda teine kandidaat, et mängida valimisi, Tiit Land. Ja kes siis tormas Tiit Landi toetama? Keskerakond. Ja meie soovime, et oleksid valimised. Meie soovime, et oleks 2 kandidaati. Haledasti kukkusite läbi. Isamaa tõmbas teil jällegi mütsi pähe, läks Madiset toetama ja teie ei saanud ka aknaalustega, kes ka rääkisid, kuidas nad tahaksid valimisi ja nemad alles valivad ja otsustavad ja mõtlevad, keda nad toetavad. Käis üleüldine vee sogamine ja lolli mängimine. Ja
Seda kõike nimetatakse meil presidendi valimisteks. Ja, aga ma nagu selles mõttes, ma kirjutasin ka ühe Facebooki postituse selle konservatiivse leeri kohta, et meil liberaalne leer on olemas, kõik teavad, eks ole, tegid meile homoabielu, tegid meile siin, teevad meile rohepööret, teevad meile kõike seda. Tegid meile automaksu, tegid meile kõik maksutõusud. See on sotsid, Eesti 200 refid. Ja siis räägitakse meil konservatiivsest leerist, EKRE-ike. Kõik me teame, et see on õudne ike. EKRE, Isamaa ja Keskerakond. Ainult, et seda leeri kahjuks praktikas näeb õige harva tegutsemas, sest et tegelikult ongi ainult üks konservatiivne erakond Eestis ja see on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Isamaa läks Reformierakonna kandidaadi taha ja Keskerakond, kuna ta ei tahtnud minna Reformierakonna kandidaadi taha, targasti tegid, sest ausalt öeldes miks peaks opositsioonierakond toetama Reformierakonna vähemusvalitsuse kandidaati, siis aga meid ka toetada ei taha, sind ka toetada ei taha, siis otsisid endale Tiit Landi. No kes on Tiit Land? Tiit Land on innukas immigratsiooni pooldaja, innukas globalist, innukas rohepööraja, selle meie põlevkivitööstuse väljasuretaja, innukas selline vasakpoolse rahvusvahelise sellise pseudoteadusliku maffia hästi sisse töötanud inimene. Meie usaldame teadust. Ei ole teadlane, on teadusbürokraat ka muide. Teadusbürokraat ka. Ja kuidas saab mõni konservatiivne erakond toetada globalisti, liberaali, vasakpoolset, immigratsiooni pooldajad, põlevkivi väljasuretajad, ainult siis, kui see tegelikult päris konservatiiv ikkagi ei ole. Kuidas saab üks ennast rahvuslikuks erakonnaks pidav erakond toetada globalisti, liberaali, nagu on Ülle Madise, tegelikult ei saa. Et ma ütlesin mõlemale ikkagi nii-öelda konservatiivse erakonna kolleegile, et kui te tahate valimisi, siis on valik olemas. Päris valik, mitte valik kahe globalistist liberaali vahel, vaid päriselt konservatiivi. Neid globalistist liberaale oli siin ju vahepeal veel. Jonatav Vseviov, kelle isa on mu ülikoolikaaslane, kes tegi pärast ülikooli nõukogude süsteemis väga edukat parteilist karjääri. Ka teadust. Nii nimetatud teadust oli minu meelest Parteiajaloo instituudi, võib-olla ma võin eksida, aga minu meelest oli isegi direktor päris lõpus. Ja see tähendab parteiajaloo, tänapäeval parteisid on rohkem, aga tol ajal oli üks kompartei. Nii et kui meil on Ülle Madise puhul tegemist kommunistlikust perekonnast pärit inimesega, siis ka Vseviovi puhul on meil tegemist kommunistlikust perekonnast pärit inimesega. Ja kõige hämmastavam on see, et mind, kellel ei ole kunagi komparteiga midagi pistmist olnud, sõimatakse nende samade liberaalide, nende samade kommunistide poolt asutatud erakondade liikmete ja toetajate poolt vanaks kommeriks. Mul ei ole midagi vana kommariga. See, et ma ülikooli järgselt suunatuna Eesti Raamatusse olin kohustatud formaalselt toimetama kompartei manifesti, ei tee minust kommarit. Siis olid, selles mõttes, et siis sellise loogika järgi oli iga katlakütja, kes aitas Nõukogude Liidus torustiku soojas hoida, aitas kaasa Nõukogude võimul, oli vana kommar, see on nii alatu laim, mis on. Aga ma tulen korra tagasi selle Ülle Madise nagu, minu jaoks on see valelikkus. Kui sa ütled, et ma olen nõus kandideerima tingimusel, et ma ei ole ühe või teise leeri kandidaat, vaid leeride ülene. Aga nüüd ongi ja leeride ülene. Isamaa on ju leeride ülene nüüd. Ainult. Jällegi jokk. On jokk, jah. Aga siis ta rääkis ka seda, et tema ei ole nõus kandideerima valijameeste kogus, et tema on ainult siis, kui Riigikogus ja rohkem mitte. Siis paistis vahepeal, et asi võib minna valijameeste kogusse, siis tuli välja, tegi avaliku avalduse, kui juba tegema hakata, siis tuleb lõpuni minna, ta on nõus ka valijameeste kogus. Ühesõnaga, vastavalt sellele, kuidas parajasti sel päeval on kasulik ja paistab olevat populaarsem, vastavalt sellele on sõnumid. Et mitte midagi sellest, mis sa lubad, mis sa kinnitad, et ma teen või jätan tegemata, ei ole tegelikult kindel. See kõik on niimoodi ümberlepitav. Kõik on ujuv. Vajadusel teistmoodi tehtav. Andke andeks, selline inimene presidendi ametisse läheb. Presidendi ametiga hakkama ei saa. Ma tooksin siia nüüd ühe mõõtme. Ma ikkagi välispoliitika huviline eluaeg olnud ja isegi julgen öelda, et natuke asjatundja. Et kui kogu see presidendi kammaja käima läks, siis oli ju kindel nõudmine.
president peab olema julgeoleku ja välispoliitika tugev asjatundja. Sest see oli ju põhjus, miks tänane president ei sobi, et ta ei ole piisavalt tugev. Just. No nii, ja nüüd ma esitan küsimuse suurele ringile. Ma olen seda esitanud ka üksikutes intervjuudes varem ja ma olen esitanud seda ka siin Riigikogu liikmetele ja muudele inimestele. Aga kas te kujutate ette nüüd, et Ülle Madise on selle kaalukategooria poliitik ka presidendi ametis, kes on võrdväärsena võimeline kohtuma Donald Trumpiga, võrdväärsena võimeline kohtuma Vladimir Putiniga, võrdväärsena võimeline kohtuma Erdoganiga, Xiga, ma ei tea, ajatolladega, ükskõik kellega, Modiga, India peaministriga. Kujutage ette, et ta võtab selle ametnike poolt kokku kirjutatud jutupunktide mapi endale põlve peale ja hakkab sealt siis püüdlikult täht-tähelt maha lugema seda, mida ametnikud on siis öelnud, kuidas Eesti on e-riik ja Eesti on digiriik ja Eesti on edukas postkommunistlik riik ja nii edasi. Kogu see repertuaar, mida meil siin on presidendist presidendini käidud mööda maailma ja tuututatud ja mis ei pea absoluutselt enam paika, sest meie e-riik lonkab kõiki jalgu. Digiriigina oleme juba ammu jalgu jäänud, meist mööda läinud arengumaadele ja nii edasi ja nii edasi. Et ma ei kujuta ette, et keegi sellist partnerit läbirääkimistel tegelike maailmapoliitika otsustajate poolt suudaks tõsiselt võtta. No lihtsalt ei suuda. No meie erikaal on niigi väike, nii et sa pead seal olema eriti tubli, aga see lihtsalt ei ole tehtav. Aga on üks selline nagu täiesti nagu see jäme rasvane joon veel, mida ei saa jätta välja toomata, sest et meedia vaikib selle täielikult maha. Ja see on seksismiskandaal, mis Ülle Madisel on. Ülle Madise alustas oma karjääri, vale on öelda, et alustas oma karjääri, aga oma karjääri jooksul algusaegadel oli ka Toomas Hendrik Ilvese, kes tol ajal oli president, Kadriorus õigusnõunik. Sel ajal temaga vedas seda e-valimiste asja. Nii, ja samal ajal töötas seal Kadriorus Ilvese teise nõunikuna Ivi-Anna Masso. Ja meedias tõmmati käima anonüümsete lekitajate abiga siis mingisugune seksiskandaal, justku oleks, väide oli, et Ivi-Anna Masso on Ilvese armuke, Ivi-Anna Masso lükkab selle tagasi ja Ülle Madise oli Ivi-Anna Massole nähvanud, et sa peaksid ennast meelitatuna tundma, et Ilves peab sind pandavaks, selline sõnavara. Nüüd kujutame korraks ette, et mõni täna kõrget ametit kampaanias olev, nii-öelda ametit taotlev meespoliitik, veelgi enam täna kõrget ametit taotlev konservatiivne meespoliitik, oleks 20 aastat tagasi esinenud sellise sõnavõtuga ja see tuleb nüüd välja kampaanias. Elusast peast süüakse ära. Me Too liikumine lihtsalt lööks sind absoluutselt jalad ülespidi risti. Kõik teaksid, kui sobimatu ja kui võimatu on sellisel inimesel lubada ühtegi ametit pidada. Aga mis meil toimub? Isamaast Riina Solman ütleb, et naisena ja kristlasena temal ei ole mingit muud valikut, kui toetada teist naist. Mis siis, et see teine naine on naistevastase seksuaalse vägivalla õhutaja. Ja sellega vahele jääd, see on suur avalik teema. Aga skandaali ei ole, sest kokku on lepitud, et skandaali ei ole, sest et see skandaal ei oleks abiks narratiivile, ei oleks abiks sellele kampaaniale. Lihtsalt lepime kõik vaikivalt kokku, et me ei räägi sellest asjast. See lihtsalt ei tule praegu kasuks meile. No nii nagu peavoolumeedia leppis ju kokku, et vaikime maha Helme kandidatuuri. Vaikime maha, et EKRE-l on oma kandidaat. Lipsamisi siit ja sealt mainiti, aga põhimõtteliselt, kellest räägiti? Räägiti Hannes Hansost, räägiti Jonatan Vsevjovist, räägiti Maive Rutest, räägiti Indrek Laulust. Kõik väga tõsiselt võetavad kandidaadid erinevalt Mart Helmest. Ja Tiit Land muidugi pumbati veel eriti üles. Riho Ühtegi oli vahepeal siin korraks virventas ka, eks ole. Need olid kõik tõsised kandidaadid. Nende puhul nagu ei olnud seda puuet nagu meil.
ehk minul, et ei ole 21 allkirja, et üles seada. Nendel oli just nagu automaatselt olemas, ehkki neil kellelgi ei olnud ja nagu me nägime, Tiit Landil ei saanudki kokku. Ei saanudki. Mis sellest, et meedia juba tõstis ta peaaegu, et Kadriorgu. Ja mis sellest, et me ütlesime sellest päevast alates, kui me sinu kandidatuuri välja kuulutasime, meie plaan, me teame, et meil ei ole Riigikogus 21 allkirja, meie plaan on minna valijameeste kogusse ja seal sind üles seada, seal meil on 21 allkirja, seal meil otsime koalitsiooni teiste erakondadega, nii-öelda konservatiivse leeri erakondadega ja seal on šanss olemas. See oli meie plaan. Me ei rääkinud kunagi, vastupidi, iga kord rõhutasime, et me Riigikogus ei proovigi sind üles panna ja ajakirjanikud küsivad mul hommikust õhtuni, kus te kavatsete saada need puudulevad hääled, et Mart Helme kandidatuur Riigikogus üles seada? Me ei ole kunagi kavatsenud, aga tulen selle seksiskandaali juurde tagasi või seksismiskandaali juurde täpsemalt öeldes. Et nüüd on küll niimoodi, et kuna te praegu olete vait liberaalid, kuna te praegu olete vait feministid, kaasa arvatud meesterahvastest feministid, kes meil siin särki revivad, Tanel Kiiged ja kes meil siin kõik need muud tüübid on, kes kätt väristavad ja nutavad naiste õiguste pärast ja naiste raske elu pärast. Te praegu olete vait. Nii nagu te olite vait siis, kui Jürgen Ligi sõimas ja solvas Riigikogu naisliikmeid, siis te olite ka kõik vait, siis teil ei olnud mitte midagi öelda naiste alandamise ja seksismi kohta. Nii nagu te olite vait siis, kui naisi peksis mees poksija olümpiamängude ajal, nimetasime seda transsooliseks naispoksijaks, tegelikult oli tavaline mees, kes läks naise vastu poksiringi, lõi tal esimese poole minutiga ninaluu pool, te olite vait. Teid ei huvitanud naiste kaitsmine, naiste õiguste kaitsmine, teid ei huvita praegu naiste kaitsmine sellise asja eest, mis juhtus seal Ilvese õukonnas. Te olete vait, sellepärast, et see ei ole abiks teile, teie raevukas vihkamises meeste ja konservatiivide vastu. See ei ole abiks teie äärmusfeministliku ideoloogia edendamisel. Aga olge järgmine kord ka vait. Kui mingisugune järgmine teema tuleb, kus teil oleks võimalik süüdistada mõnda konservatiivi või mõnda meest, olge vait. Lihtsalt olge vait. No jah, aga siin on ikkagi mitte ainult need sotsid ja kogu see liberaalne seltskond, kes meil siin seda Eestit hävitab, vaid siin on ikkagi meie liberaalne ajakirjandus. Kogu meie liberaalne ajakirjandus alates ERR-ist, meil on põhimõtteliselt 3 gruppi. ERR, eks ole, oma kanalitega, siis meil on Postimees, mis on kõige võimsam, aga tegelikult ka liberaalne, ehkki räägib siin mingit konservatiivset, ma ei tea, häälitsusi aeg-ajalt. Ja siis on meil täiesti padu vasakpoolne, padu agressiivselt vasakpoolne Delfi või äärmuslik propagandakanal, Ekspress. Ja kõik nad on tegelikult liberastlikud ja kõik nad tegelikult töötavad Eesti püsima jäämise vastu. Ja kõik nad töötavad selle vastu, et Eestis mingigi normaalsus ja sellel normaalsusel seisev jätkusuutlik rahvuslikkus ja rahvusriiklus saaksid kesta. Et teate kõik üks punt. Ja kuna siis kui on vaja maha materdada normaalsust ja normaalsuse eest seisvaid poliitikuid ja poliitilisi jõude, siis te panete kogu oma killavoori käima. Aga kui on maha vaja vaikida teie oma liberaalse frondi inimeste alatu, tülgastavalt alatu käitumine, siis te olete vait. Ma ütlen teile, sõbrad, see ei saa püsima jääda. See ei saa püsima jääda. Te ise hävitate ise ennast. Aga ma võtan meie asja kokku praegu. Meie kampaania jätkub. President ei ole valitud senikaua, kuni president ei ole valitud. Suve jooksul on olnud EKRE teinud 65 rahvakohtumist ja teil üritust rahva hulgas, kus me oleme oma programmi tutvustanud, oma kandidaati tutvustanud, allkirju kogunud Mart Helmele. Ka täna saab anda toetusallkirja nii presidendi otsevalimistele kui Mart Helme kandidatuurile www.rahvatahe.ee ja me jätkame seda, kuni president on valitud. Ja Eesti kõikide parameetrite järgi, mida on nõudnud liberaalid, mida on nõudnud isamaalased, mida on nõudnud keskerakondlased, mida on nõudnud ajakirjanikud, kõikidele parameetritele vastav kandidaat istub siin minu kõrval ja oleks Eestile kõige parem kandidaat ja meie töötame jätkuvalt selle nimel, et presidendivalimised liiguksid valijameeste kogusse ja valijameeste kogus valitakse ära Mart Helme.
raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet, saateni ja räägime asjast räägime siin Mart Helme ja mina Martin Helme, räägime natuke majanduskasvust. Ma käisin augusti esimesel poolel on selline üritus nagu Paide arvamusfestival, rahva hulgas tuntud ka kui riigi poolt kinni makstud sotsialistide suvepäevad ja seal on ürituse lõpus on alati siis erakonna esimeste debatt, kus ma mitu aastat järjest ei ole käinud, aga sel aastal, kuna meil oli põhimõtteliselt üsna lähedal sellele olid erakonna suvepäevad, samal ajal ma astusin läbi. Ja see oli natukene piinlik oli seda vaadata, missugust rumalat ja küündimatut ja inimeste üle irvitavat juttu ajab meil vähemusvalitsuse esindajad Michal ja Kristina Kallas. Aga mida siis Michal rääkis? Michali plaat, millega nad kavatsevad valimistele välja minna, on see, et nemad panid majanduse kasvama. Majandus kasvab 2 kvartalit järjest, palgad kasvavad. Ja ma nagu tuletaks meelde nii Michalile kui kõigile inimestele, kes vaatavad, kuulavad. Reformierakond tuli võimule 21. aasta alguses, 2021, kui EKRE valitsus pikali jooksti. Ja 22. aastal ja 21. aastal oli veel majanduskasv. No selle nad pärisid eelmiselt valitsuselt. 22. aastal algas energiakriis ja algas majanduslangus. Majanduslangus kestis 25. aastani. Kokku oli Eestis 13 kvartalit majanduslangust. 13 kvartalit majanduslangust. Kokku langes Eesti majandus üle 10% selle perioodi jooksul. Üle 10%. Ja selle majanduslangusega oli Eesti Euroopa kõige pikemas majanduslanguses, kõige sügavamas majanduslanguses, kõige laiapõhjalisemas, selles mõttes, et see puudutas kõiki sektoreid, alates põllumajandusest, energeetikast, kõik teenindussektorid, kõik kannatasid. Ja Eesti on olnud Euroopa kõige kõrgema inflatsiooniga riik, alates sellest ajast, kui Kaja Kallas tuli võimule ja koos Akkermanide ja asjadega ja kes meil siin need Mart Võrklaevud ja nüüd on Jürgen Ligid on hakanud nii-öelda eelarvet korda tegema ja majandust kasvama panema, on Eestis inflatsioon olnud umbes 50%. Kui te 21. aastal saite 100 eurot raha kuskilt, siis tänaseks on seis selline, et selle sama 100 eurosega saate te sama palju kaupa kui 21. aastal 50 euroga. Ehk siis poole vähem. Ja nüüd on siis 2 kvartalit järjest olnud majanduskasvu väidetavasti. No mis kasv see on? See on ju ka mingisugune Vindub. No see võrrelda võib niimoodi, et inimene on pikalt näljas olnud. No, peaaegu juba nälga surnud ja siis hakatakse talle mingit kuivad leivakannikat andma. Ja siis öeldakse, et aga me ju toidame sind. Näed, sa ei surnudki ära. Nälg on lõppenud. Näljaaeg on lõppenud. ja sama lugu, kukud sügavale auku, eks ole. Auk läheb, muidku sügavamaks läheb ja siis ühel hetkel enam auku põhi ei vaju põhi allapoole ja siis lõpuks antakse sulle sinna alla ka redel ja astud esimese redeli pulga peale. Oi, kui hea, no näe, täitsa juba liigub ülespoole. Aga ma tegin siin väikese statistika. Väliseksperdid. Meie reformierakondlased usuvad välisekspertidesse. Ehk maailma majandus- ja koostööorganisatsioon OECD on teinud statistikat ja võtnud kokku siis umbes 35 arenenud majandusega riigi palga ostujõu kasvu viimasel 5 aastal. See on täpselt sellest ajast alates, kui Kaja Kallas sai peaministriks, 21. aasta kvartal oli siis esimene aasta, ütleme siis koroonapandeemiast välja tulemise aeg võeti selleks esimeseks perioodiks. Ja viimane kvartal, mis meil sisse võeti, oli selle aasta esimene kvartal, mille poolest see meile tähtis on. Nad tahtsid võimalikult värsket statistikat teha, aga meile on see tähtis sellepärast, et selle aasta esimesse kvartalisse jõudis sisse ka see tulumaksu muudatus, mille üle siin Reformierakond kireb, et kõigil oli võit. Ja selle 5-aastase perioodi sees, arvestades inflatsiooni, on Eestis palga ostujõud ehk inimeste elu paranemine, inimeste sissetulekute paranemine toimunud 0,1
võrra. 0,1. Ärge nüüd öelge, et kasvu pole olnud. Kasvame, 0,1% kasvame. Samal ajal näiteks Ungari, palju neatud ja vihatud Orbani juhitud Ungaris kasvas palk, reaalne sissetulek. Inflatsiooniga juba arvestatud kõik. Üle 30%, 29, midagi, 30%. No praegu Ungaris muidugi on positiivsed muudatused, mis tähendab seda, et Madjar juba lammutab. Kõik majandus täielikult langeb seal ja inflatsioon on kerima läinud ja mis kõik veel, aga me võime Ungarist rääkida, see on väga, väga tõsine teema, aga me täna seda ei mahuta ära siia, aga meie palk kasvas 0,1%. Jälle seal samas arvamusfestivalil räägib meile Michal, kuidas välistingimused on olnud. Meil on sõda, meil on energiakriis, meil on koroona, meil on see teine kolmas. Ja siis küsitud, kuule, me oleme samas piirkonnas Soomega, Leeduga, Lätiga, Poolaga. Isegi Soomel, mida peetakse ju selliseks, nii-öelda selliseks valmis riigiks, kus kasvuruumi on vähem kui meil. Soomes on parem majanduskasv, Soomes on parem palgakasv, Soomes on väiksem eelarve defitsiit kui Eestis. Vaatame Lätit, Leedut, Leedus reaalne palgakasv 7, 8, 9%. Poolas veel rohkem, aga kuidas siis need riigid, kes ka Venemaaga piirnevad, kes ka on meiega samas majandusruumis, kellel on ka energia, sama nii-öelda laiuskraad, ilm on sama halb, eks ole, et kuidas neil kõik kasvab ja meil nii halvasti on? Valitsuse poliitika tõttu on vastus. Ma toon ühe näite elust enesest Eesti ja Soome võrdluses. Üks mu poegadest leidis internetis ühe sellise antiikse mööblieseme. See asub Soomes või asus Soomes. Sõitis sinna, selgus, et see mees, kes müüb, on tuletõrjuja ja elas uhkes majas. Ja kuidagi tuli jutuks siis seal nendel omavahel ja ma ostsin selle maja hiljuti. Tuletõrjuja ostis maja hiljuti. Uue, korraliku, uhke maja. Kas meie tuletõrjuja saab endale niimoodi maja osta? Kusjuures see ei olnud mingisugune Kolka küla ega maapiirkond, kus võib-olla et inimesed lahkuvad ja kinnisvaral pole enam väärtust. Ei, see oli Turulinnas. See on Soome suuruselt teine linn, Soome vana traditsiooniline pealinn enne Helsingit. Ei ole Kolgas. Korralik linnaline keskus, korralik linnamaja. Tuletõrjuja ostis uue maja. Vaat niimoodi. See on nüüd näide sellest, et Soome on nii kõrgel, et isegi kui Soome majandus langeb natuke, see tähendab seda, et seal elujärg ei kahane nii kiiresti ja nii katastroofiliselt. Aga me oleme kogu aeg põhjas. Me sumpame nagu mingisuguse mudas kogu aeg. Nagu soos käimine. Tõmbad jala välja, astud sammu ja vajud jälle sisse. Ja niimoodi kogu aeg vaevaliselt. Aga see on meie riigi poliitika. See on meie valitsuse poliitika, mis selle teinud on. Sest et isegi sellises olukorras võrrelda Soomega, võrrelda Lätiga, me kõik arvame lätlased, leedused, kes on kuue varbaga ja kes kuidas. Eelarve defitsiit on väiksem, riigivõla kasv on väiksem, majanduskasv on suurem, palgakasv on suurem. Kaua me siis nagu räägime ise endale, et need on välised tingimused ja kõigil on raske. Ei ole, tuleb välja, et ainult meil on raske. Mida on nüüd välja mõelnud siis ikkagi kogu see reformi maffia, nagu teda rahva hulgas ka nimetatakse, on see, et pähe on istutud Statistikaametile ja teistele ametitele, et need muudaks statistika metodoloogiat. Ja kuna nüüd loomulikult poliitikute tungivatele soovidele vastu tulles on korrigeeritud statistika metodoloogiat, siis statistika on hakanud näitama, et meil tegelikult ei ole nii halvasti, nagu me siiani oleme arvanud. Et inimesed, te saate valesti aru. Teil on tunnetuslik dissonants, kognitiivne dissonants. Te tegelikult ei saa aru, kui hästi te elate. Aga vabariigi taasiseseisvumispäeval ju kõik kõned olid sellised, et me peaks rohkem endale meelde tuletama, kui hästi me elame. Ja subjektiivselt või objektiivselt, mida teeb jälle meile Michal ju kogu aeg, võrdleb meid aastaga 91 või ma ei tea, mingisuguse sellise perioodiga, et oi, meil on kasvanud 300% see ja 300% tule taevas. Tüüpiline nõukogude propaganda võte võrrelda seda, mis oli
tsaariaja viimase aasta, ma ei tea, põllumajandustoodang, et Nõukogude Liidus oli ikka palju suurem. Võrreldes 1913. aastaga. On ikka elu palju parem, noh. Ja nüüd on läinud elu palju paremaks. Nüüd on traktorid. Meil ka on võrreldes 1913. aastaga elu paremaks läinud ja kui me võrdleme veel Liivisõja järgse ajaga, siis on täitsa kohe elu läinud heaks. Hämmastav, et keegi võtab tõsi. Ma tahan paar asja siia veel selle majanduse juurde ära rääkida. Diisli hind on õudne. Kõik peavoolupropaganda räägib, et süüdi selles on Donald Trump, sest tema alustas Iraani sõda. Aga kui me nüüd vaatame, diisli hind on palju rohkem kõrge, kui seda peaks tingima nafta hind. Nafta hind on küll siin üles alla hüpanud, käis üle 100 vahepeal, praegu on kõvasti alla 100 ja läheb kogu aeg alla poole, sest tegelikult on Hormuzi väin lahti. Nendele, keda ameeriklased on otsustanud sealt läbi lasta, ainsad, kelle nafta seal ei liigu, on iraanlased. Nad mööda seda Omaani kalda äärt laevad sõidavad, mitte päris samas mahus kui ennem sõda, aga sõidavad. Nafta puudust maailmas ei ole. Nafta tootmist on suurendatud teistes riikides, kaasa arvatud Ameerikas endas, Venezuelas. Nafta hind ei ole see põhjus, miks on diisel kallis. Tead, miks tegelikult diisel on kallis? Sellepärast, et me kõik rõkkame ja rõõmustame, kui ukrainlased lasevad õhku järjekordse Vene rafineerimistehase. Sest puha Euroopa Liit oma suurepärases rohepöördes on otsustanud rafineerimistehased kinni panna ja kust me saame rafineerimiseks vajalikku kaupa? Suures koguses Venemaalt ja siis ka Lähis-Idast. Iraan pommitas ka rafineerimistehaseid, seal tekkisid tõrked, aga põhimass diislist on Venemaalt. Ja ukrainlased nende samade ameeriklaste ja brittide ja sakslaste abiga pommitavad Vene rafineerimistehaseid. Ja iga kord, nii nagu Igor Taro ükskord rääkis, kui ilus on vaadata, kuidas lõke põleb, kui ta mingi ustluuga seal põles, siis tuleb endale aru anda, et diisli hind jälle tõuseb, bensiini hind jälle tõuseb. Et see, miks on bensiin ja diisel kallid, ei ole mitte Iraani sõda, vaid on Ukraina sõda. Ja sellest inimesed ei ole üldse kuulnudki, sest meedia ei räägi seda meile. Ei, meedia räägib meile sellest, kuidas Venemaal on bensiinipuudus ja Venemaal ongi bensiinipuudus. Ongi loomulikult, aga venelased selle tõttu panid ju ekspordi kinni ja selle tagajärjel tekkis puudus ka Euroopas muide. Et need asjad on omavahel seotud. Aga mis muidugi seisab sügisel ees, see saab kole olema selles mõttes, et meil 22. aastal kardeti tohutut energiakriisi. Ja Vene gaasi siin vahepeal keerati kinni ja varud olid madalad ja nii väikseid varusid nagu praegu on Euroopas gaasil ei ole tükil ajal olnud, nendel kriisiaastatel ei olnud. Euroopal seisab ees sellel talvel tõeline kütusekriis. Ja kuna väga palju tehakse ka diislist, tehakse ja gaasist, tehakse ka elektrit, siis elektrihinnad tõusevad, kütusehinnad tõusevad. Et see majanduslik raskus, mis lähikuudel ees seisab, mitte ainult Eestil, vaid tervel Euroopal, on ma arvan rängem kui see, mis siin mõned aastad tagasi olid. Ja mida me selle taustal loeme, Euroopa Liit on otsustanud kehtestada reeglid ja Eesti on nende reeglitega nõus olnud, mis sisuliselt paneb kinni juba lähiaastatel põlevkivi õli tootmise Eestis. Põlevkiviõli, mida me siin oleme teinud põlevkivist, põlevkivist elektri tegemine on raiskav ja tekitab saastet, aga teeme põlevkivi. See on väide. See on loll jutt muidugi selles mõttes, et CO2 ei ole mingisugune saaste, aga et teeme siis põlevkivist õli, palju vähem tossav kütus. Ei, see ka pannakse kinni. Euroopas on 2 riiki, mis toodavad sisuliselt ise naftat ehk õli. Ja Eesti on üks neist. Ja see pannakse kinni meil Euroopa Komisjoni otsusega rohepöörde nimel. On see elektrituru seadus, mille Eesti täiesti kriitikavabalt loomulikult oma rohehulluses heaks kiitis ja mille tulemus on see, et järgmise aasta kuskil jaanuaris-veebruaris, kui see kehtima hakkab, siis see muudab loomulikult mitte silmapilk, aga suhteliselt kiiresti põlevkiviõli tootmise kahjumlikuks. Majanduslikult võimatuks, jah. Trahvib ta surnuks. Maksustab surnuks. Me oleme kogu selle kvoodikaubandusega sisuliselt hävitanud oma põlevkivi elektri tootmise.
liigume lõpliku kinnipanemise suunas ja siis räägib meile Andres Sutt, majandusminister või mis iganes minister ta meil on, sellest, kuidas põlevkivist ei tasu elektrit toota. Muidugi ei tasu, kui sa surnuks maksustad. Ja nüüd siis maksustatakse surnuks ka põlevkiviõli tootmine, mis on puhas eksport. Ekspordiartikkel toob meile, Eesti on ju nii kroonilises väliskaubandusdefitsiidis. Aga nüüd siis kaob veel ära üks allikas, kust meie väliskaubandus vähegi mingilgi määral tasakaalustus. Ja loomulikult kasutati seda, aga ma ei ole muidugi statistikaga kursis, kütteõlina. No üldiselt saab kasutada, selles mõttes ta on niisugune raske õli, ta ei ole nagu puhas diisel, aga laevad ja muidugi katlamajad saavad seda kasutada. Ja selle ära hävitamine on absoluutne. Ongi, meil on valitsuse asemel on meil hävituspataljon. Ja täna on ta vähemusvalitsus ja see vähemusvalitsus tuleb maha võtta. Kiiremas korras maha võtta. See ettekujutus, et nüüd neil ei ole Riigikogus hääli ja selle tõttu las nad olla, mis nad ikka kahju saavad teha. Iga päev teevad kahju. Iga jumala päev teevad kahju. Ega siis kõiki otsuseid ei võta vastu valitsus Riigikogust läbi lastes, nagu me teame. Valitsus on väga paljudel puhkudel võimeline ja saab asju määrata ka oma määrustega. Ja ministrid saavad isegi oma määrustega. Tõstmistega, personalipoliitika. Ei ole üldse juttugi sellest, et nad ei saa kahju teha. Nad teevad kahju ja isegi kui nad mitte midagi üldse ei tee, ka see on kahju tegemine. Jah, sest Eestit on vaja aktiivselt paremuse poole nügida või lükata, mitte lasta tal tiksuda kuhugi mülkasse. Raadiosaade Räägime asjast. Aga liigume viimase teema juurde, välisteema või ka tegelikult juba otsapidi siseriiklik teema ja see on immigratsioon. Augustis puhkes, augusti alguses puhkes Marokos asuvad Hispaania enklaavid, nagu neid nimetatakse. Ütleme, Hispaania Gibraltari lähedal on Hispaanial juba 18. osad juba 17. sajandist sellised sõjalised eelpostid olid, mille ümber tekkisid hiljem linnad. Osad nendest linnadest on päris suured, seal 60 000, 80 000, täiesti, põhimõtteliselt täiesti valged linnad, hispaanlased elavad seal ainult. Ongi puhas Hispaania territoorium. Mitusada aastat juba ammu Hispaania territoorium. Traataed on ümber, teisel pool traataeda on kõrbes, kuskil kaugemal elavad siis berberid või marokolased, moslemid. Ja nii nagu 2015. aasta immigratsioonikriis, ka see Maroko immigratsioonikriis on ju tegelikult valitsuse enda poolt tekitatud. Valitsus andis välja selge signaali, meie ei hakka takistama, me ei võta midagi jõulist ette. Me proovime kuidagi selle asja ära lahendada. Ja 100 000 hakkasid tulema. Maroko valitsus muidugi soosis seda, Maroko valitsus kasutas seda survevahendina oma vaidlustes Hispaania valitsusega. Neil on vaidlusaluseid teemasid palju, nii energeetikas kui välispoliitikas, mingites muudes teemades. Maroko valitsus tegi Hispaania valitsusele ja sellega sellist erilist mõnulist valu. Aga see valu tekitamine oli võimalik ainult tänu sellele, et Hispaania vasakäärmuslik valitsus, üdini korrumpeerunud vasakäärmuslik valitsus ise lasi sellel juhtuda. Ja sellel eellugu on ju see, et seesama Hispaania vasakäärmuslik valitsus kuulutas välja amnestia ja kodakondsuse andmise kõigile illegaalsetele immigrantidele, kes Hispaanias parasjagu on. Ja nad ise ütlesid, neid on mõnisada tuhat, nüüd on neid juba 1 miljon. Ja loomulikult terve Aafrika kuulis seda. Terve Aafrika kuulis, et kui ma Hispaaniasse nüüd jõuan, siis ma saan kohe Hispaania kodakondsuse. Viskas kõik asjad sinna paika, jooksis läbi traataedade, läbi kõrbete, et saaks Hispaaniasse kohale. See on täielik katastroof, mis seal on. Massivägistamised, massirüüstamised, massipeksmised, täielik lagastamine, mis seal toimub. Inimesed ei saa võib-olla aru, miks nad siis niimoodi käitusid, aga loomulikult, kui sa tuled kuskilt Maroko või Aafrika sügavusest ja jõuad Ceutasse või Casablancasse või kuskile sellesse Hispaania territooriumile, kus on ikkagi rahulik ja heaolu, aga sa oled näljane, sa oled janune, sa oled kaltsus, sa oled pesemata. Loomulikult tungid sa majadesse sisse, nõuad süüa, nõuad seda, et pesta saad, sa tahad juua saada. Sa näed seal kenasid noori naisi, sa oled rahuldamata mingi meeste jõuk. Aga nad tulevadki ju vallutama. Et see on vallutus, täpselt nii. See ongi vallutus. See ei ole mitte midagi muud. Ja
Euroopa Komisjon, Euroopa riikide valitsused, kaasa arvatud Eesti valitsus, tegelikult ju käsitlevad seda sisserännet ühe lahendusena oma demograafilistele ja tööjõuprobleemidele, mida see sisseränne, see masssisseränne ammu enam ei ole. Ta on ühiskondi hävitav, destabiliseeriv, purustav jõud. Aga ei, seda keeldutakse tunnistamast puhtideoloogilistel põhjustel. Lugesin paar päeva tagasi sotsiaalmeedias ühe inglise mehe postitust, kes kirjutas, käisin täna jõusaalis. Mina ja veel üks valge mees olime jõusaalis. Ülejäänud jõusaal kubises India ja Araabia meestest, kes olid erakordselt räpased, kes harjutusi seal ei teinud, kes segasid kõik üksteist, vahepeal omavahel kaklesid, lõhkusid masinaid, kes haisesid ja kes tegid kogu selle, kui sa üritasid kuhugi eemale minna, siis valgusid sulle järele ja tülitasid sind lakkamatult. Ja siis ta kirjutas, et massiimmigratsiooniga seoses räägitakse väga palju kuritegevusest ja see on päris. Vägistamised, röövimised, peksmised, nuad, matšeete rünnakud. Aga selle taustal on suurem probleem ja see on see, et meil ei ole võimalik enam elada nii, nagu me oleme harjunud ja nagu me tahame, me oleme kaotamas oma keskkonda. Ja sealt Ceutas inimesed karjuvad appi. Ei saa välja tänavale minna, ei saa koera jalutama minna, ei saa poodi minna, poe omanik ei saa poodi minna, poodi avamagi minna, sellepärast, et ta võetakse tänaval röövitakse paljaks. Kui ta poe lahti teeb, siis parv moslemeid tuleb peale ja võtab kõik sealt. Politsei kutsumisel ei ole mingit mõtet, seal on kohalik oma kaitse organiseerunud ja nii edasi. See on massiline. Ma tegin väikest statistikat, et 2015 aastal, kui meil oli see suur immigratsioonikriis, siis just kõik oli šokeeritud. Tuli üle 5 miljoni. Tuli seal mingi 5,2, midagi 5,3 miljonit, hinnanguliselt. Aga tegelikult ja umbes pooled neist olid illegaalid. Tulidki oma paadiga, viskasid dokumendid vette, jalutasid üle piiri ja ütlesid, siin ma olen, andke asüüli. Aga teine pool, 2,5 miljonit oli täiesti ametlikult tulid läbi ülikoolide, nii nagu Tiit Land tahab, tulid mingite tööviisadega, tulid niisama turistiviisaga ja jäid. Pooled tulid. 2014, kui veel justkui kriisi ei olnud, tuli Euroopasse kokku nii illegaale kui dokumentidega või viisadega tuli 3,5 miljonit. Et see vahe oli 3,5 miljonilt 5,2 miljonile. Siis oli tohutu ühiskondlik vastureaktsioon. 2016. aastal tuli 5 miljonilt alla 3,6 miljonile. Ehk ikka veel rohkem tuli inimesi Euroopasse. Ja nad kõik tulevad Aafrikast ja Aasiast. Moslemiriikidest ja Aafrika riikidest. Aafrikas on ka moslemiriigid muidugi. Et ei langenud 2014. aasta 3,4 miljoni immigrandini. 2016 oli 3,6. Igal aastal ikka rohkem. Ehk viimase, ja siis 2022, kui Ukraina sõda, siis tulid veel ukrainlased otsa, üle 7-8 miljonit inimest saabus. Nendest pooled siis olid ukrainlased ja teised pooled olid siis need samad moslemid ja aafriklased. Et meil on viimase 10 aasta jooksul Euroopasse tulnud hinnanguliselt 55 miljonit. See on 10% laias laastus. Just, see on 10%. Isegi rohkem. Ja nad on noored, nad on peamiselt mehed, nad on absoluutselt seaduse kuuletud. Neid ei huvita ükski reegel. Nad teavad, et politsei ei võta nende vastu midagi ette, sest see on rassism. Nad teavad, et nad võivad lagastada, röövida. Nad teavad, et neile makstakse kõik kinni. Neile makstaksegi kõik kinni. Mis sa arvad, et nad läksid sinna jõusaali Inglismaal oma raha eest või? Kõik on sotsiaalabi. See sama valge inglane oli tal selle jõusaali ju ennem kinni maksnud. Spaad makstakse kinni, hotellid makstakse kinni, koolid makstakse kinni. Teater, kultuur makstakse kinni, sest et nad on ju vaesed kannatajad, asüülitaotlejad. Et eurooplased maksavad kinni enda tapmist, enda vägistamist, enda maa kaotamist, enda peremehe staatuse kaotamist oma kodumaal ja enda kultuurikeskkonna hävitamist. Ja kes seda veavad? Seda veavad vasakäärmuslikud Euroopa poliitikud. Just nimelt need, kes täna valivad Ülle Madised, kes toetavad sama Tiit Land, kogu see
professorite, punaprofessorite kamp on seda juttu rääkinud meile. Need veavad seda. No kogu see meie intellektuaalne eliit, igasugused näitlejad, kirjanikud, kes kõik on vasakpoolsed. Meenutame, kuidas siin need näitlejad meil rääkisid, teeme kapiukse lahti, seal kolli ei ole. No koll on seal, tuleb järjest. Rae vald teeb teate, neil on kriis, neil pole alaealisi immigrante kuhugi panna, neil on üle 100 alaealise mingisuguse musta, keda seadus ei luba midagi nendega ette võtta, siis tuleb välja. Kõik need alaealised on 30-ndates eluaastates. Nad lihtsalt ütlesid, et nad on 16-aastased. Aga Rae vald teeskleb, et me ei saa midagi teha. Eesti riik teeskleb, et me ei saa midagi teha. Igor Taro ütleb, et tema ei saa mitte midagi teha. Midagi ei olegi teha. Eesti ka, meil tuleb uudise otsa, kuidas Eestis igal nädalal avastatakse üle 100 illegaalse, me käib mingi tohutu inimkaubandus Läti piirist, Vene piirist üle. Michali valitsust Tarod asjad, keegi mitte midagi ei tee. Ajakirjandus, moka otsast mainib midagi, aga tegelikult midagi teha. Ja see on olukorras, kus meile on tulnud 100 000 ukrainlast. Niinimetatud ukrainlast, kes kõik räägivad vene keelt millegi pärast. Et see ei ole ainult Ceutas, Marokko või Hispaania või Kreeka või Inglismaa või Prantsusmaa. See on ka Eestis. Ja Eestis ei ole ühtegi teist erakonda peale meie, kes tegelikult tahaks selle olukorra lahendada. See lahendus on väga lihtne. Kõik tuleb ära saata Eestist. Kõik tuleb välja saata. Üks asi on ära saata, teine asi on piirid kinni panna. Esiteks muidugi mitte lasta neid sisse tulla ja teiseks ega siin mingit muud lahendust ei ole. Me võime siin arutada mingit rahvusvahelist õigust või mingist humanitaarasja. Kõik, kes on tulnud viimase 10 aasta jooksul tagasi sinna, kus on tulnud. See on kõige väiksem pisarate ja vere valik. Kõige väiksem pisarate ja vere valik. Kui sa seda ei tee, siis on pisarad ja verd igal juhul palju rohkem ja igal aastal palju rohkem. Ja kõik, kes hakkavad selle peale nina krimpsutama, tahavad ja toovad meile pisaraid ja verd. Nüüd me oleme ainus, kes sellega tahavad tegeleda. Aga mine küsi Ülle Madiselt või Tiit Landilt või Maive Ruttelt midagi selle kohta, siis hakkavad meile ju mingisugust juriidilist kelbast ajama. Nojah, ja sellega teevad nad mida? Hävitavad Eesti rahvast. Nad hävitavad sõna otsese mõttes Eesti rahvast, sest ei ole meil, kõik võivad ju rääkida majanduskriisist ja mitte toimetulekust, aga tegelikult selle kõige tulemuseks on meie demograafiline kriis ja meie rahvuskehandi lahustumine ja häving. Ja milleks meil siis kõik see julgeolek ja kõik muu? Lihtsalt mõttetu. Raha raiskamine, närvikulu. Ma tahan seda, siin oli 20. augusti puhul ka mingid kõnesid peeti ja nii ja meie ütleme lihtsa asja. Meie jätkuvalt võitleme selle Eesti eest, mis 20. augustil 91 taastati. Rahvusriik Eesti eest, perekeskse Eesti eest, peremehe, Eesti rahva peremehe staatusega Eesti eest. Selle riigi eest võitleme ja me oleme ainsad. Me oleme jätkuvalt ainsad ja nagu näete, päris heas vormis. Täname vaatamast, olge meiega jälle järgmisel nädalal. Ma vahepeal ütlen veel ära lisainfokillu. Me kutsume inimesi piketile 2. septembril, kui Riigikogu hakkab presidendivalimiste siis seda, ma ei tea, kuidas me seda show'd nimetame. Me kutsume inimesi Toompeale piketile nõudma presidendi otsevalimisi. Et jälgige reklaami uutest uudistest meie kanalitest. Meie oleme kogu aeg seisnud otsevalimiste eest, seisame jätkuvalt. Olge meiega. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee